51 vanni oli ritta pandud Haapsalu promenaadil 24. juulil 2010, sest toimus maailmarekordi purustamine. Rekord seisnes selles, et toimus üheaegselt 51 ravimuda protseduuri. Haapsalu linn tähistas sedasi kuurordi 185. aastapäeva. Meeleolu oli loomas ansambel Eldorado. Päevajuhiks oli Tarvo Krall. Mis te arvate, kas täna rekord saab püstitatud? Kahtlemata. See on hea temperatuur, jah? See on väga hea temperatuur, et inimestel peaks väga soe olema. Ja ehitised ja tünni sees on sellised instrumendid, mis selle muda soojaks teevad. Praegusel hetkel on 2,5 tonni muda tünnis. Muda on pärit Haapsalu Tagalahest. Meie funktsioon täna on siis aidata need inimesed peale mudavanni lihtsalt ära pesta. Vett on meil peal 13 tonni ja esialgsete rehkenduse kohad peaks sellest veekogusest piisama 52 või 51 inimese pesuks. Ja kui 15 minutit on läbi, siis tõuske püsti ja... Vägesi juhatas koha peal ka Haapsalu linnapea Urmas Sukles, kes ise ka mudavanni ronis. On igatahes. See on kuum! Kõrvetab. Muda on juba nii lahjenduvast piirini jõudnud, et ma ei ole enam eristunud sellest. Kust tuli idee teha selline mudapäev? Eks ta meie idee ta nüüd väga ei ole, kuna sakslased on selle rekordi eelmine aasta juba teinud ja me oleme nagu rekord ülevõtjad või püüame üle võtta, aga Haapsalu kuurort saab see aasta 185 aastaseks ja tänu sellele suurele sündmusele mõtlesime, et purustame ka Guinessi rekordi või püüame purustada. Ja täna paistab, et 51 inimest on 51 mudavannis ja üheaegselt ja kell tiksub. Mis tunne on siin rahva seas olla vannis avalikus kohas? See on suurepärane, et tähendab, see on üks väheseid kohti, kus inimesed tulevad lihtsalt aitavad sind ja aitavad su vanni, lohutavad sind, kui liiga külm või soe on. Haruldane. See, et mudast oled sa loodud ja mudaks sa pead saama. Aga mul on täiesti juuksed näo peal. Ma ei saa ju niimoodi olla ju. Juba filmid või? Oled sa varem mudaga kokku puutunud? Ei ole. Esimest korda. Kust tuli idee võtta osa sellisest võistlusest? Üks päev sõitsime Tallinnasse ja raadios kuulsime, et on niisugune üritus ja siis mõtlesime, et tuleme ka. Ravib kõvasti. Kui kõik 51 osalejat olid 15 minutit vannis lebanud, kukkus kell ning maailmarekord oli purustatud. See läks hästi, rahvas võttis hästi vastu ja siin on lust vaadata avaliku duši all selliseid tuntud mehi, kes on nõuks võtnud Guinessi rekordite raamatusse oma sõna ütelda. Ja ma arvan, et siin on eestlastel üks väga hea võimalus nüüd näiteks järgmine rekordüritus oleks võinud olla a la Balti kett. Siit ühest poolt Eesti ääres kuni Leedu teisele poole äärde, et me saaksime oma muda Balti ketti teha ja miks mitte Haapsalu linna nimega võiks see väga hästi seotud ka olla. Maailma mudapäeva korraldasid Haapsalu linnavalitsus ja Haapsalu kultuurikeskus.